sinu isa, hinge puhus sisse tuul ja siiani on sõnad visal elus püsinud. See on ürgne vägi, mis hoiab meid koos. See on ürgne vägi, mis hoiab meid koos. Su õdele, kes ilmas vankumatu vend, üks ja ainus laias ilmas. Su hõimuks on see laas, vaimu vägev varjem, kuid nüüd ja praegu saab poeks talle seada höönd. See on ürgne vägi, mis hoiab meid koos. See on ürgne vägi, mis hoiab meid koos. See on ürgne vägi, mis hoiab meid koos. See on ürgne vägi, mis hoiab meid No nii, minul on telefoni otsas nüüd siis saate sissejuhataja. Tere päevast või tere õhtust oleks korrektsem öelda Erik Perlin, kes on Järvamaal tuntud, noh, ma ei tea siis, kui tuntud. Tere, Erik! Tere, Timo! Ma panen natukene häält juurde. Jaa, meil on kohe nüüd. Palun tee häält korraks. Jaa, olen siin. Jaa, et Erik, 19. aprillil toimub Järvamaal Koerus midagi, et sellest me siis täna rääkima hakkame. Miks toimub, mis toimub, palun, eeter on sinu päralt. Aitäh. Nii, oleme siis võtnud kätte ja otsustanud, et järvakad, järvalased, kuidas keegi soovib ennast pidada, et sinna põlisrahvas peaks tulema kokku, koostööd tegema ja vähemalt sellise kodaniku aktivismi näol häält tegema, ühenduma ja ennast määratlema siis esmalt selle põlisrahvana. Oleme siis asutamas põlisrahva esinduskogu, Järvamaa põlisrahva esinduskogu, kuhu siis ootame kõikide põliste kihelkondade, Paide, Türi, Peetri, Koeru, Järva-Jaani, Ambla, Anna ja Järva-Madise kihelkonna põliseid elanikke, kes määratlevad ja seostavad ennast nende paikkondade ja kogukondadega. Et meie, kes me eesti keelt ja kultuuri siin räägime väiksel maalapil 1 miljoni inimesega, oleme üsna haruldane nähtus maailmas ja kõige selle valguses, mis on siis viimaste aastate jooksul toimunud, tundsin, et see on just see võimalus, mis ka juriidiliselt võib-olla annaks rohkem kaalu sellele, kuidas meie maal asju aetakse. Et ma arvan, et paljud kuulajad on ka nõus sellega ja kui me vaatame kas või erinevaid küsitlusi või oma tutvusringkonnas ringi
küsime, et kuidas inimesed suhtuvad sellesse, mis meie maal ja riigis toimub, siis väga paljud on mured. Ja milles siis see põlisrahva algatus, mis meie mure on eeskätt see, et me tunneme, et meie nagu huvidest ja võib-olla elulistest õigustest ka sõidetakse lihtsalt valitsuse tasandil üle. Ma arvan, et see uus fosforiidisõda, mis Kungla rahva toel on ka hoogu sisse saamas ja tuulikutega tongijoote kombel maadlemine tuuleenergia arendustega siis meie metsades ja tagahoovis. Need on andnud lihtsalt alust ja hoogu sellele, et paljud meist on mõtlema hakanud, et äkki ikkagi ei pea kõike taluma. Kui veel pool aastat tagasi ütleks, et valdav osa inimestest, kellega ma suhtlesin sel teemal, ei omanud usku, et meil on mingisugune võimalus seda muuta. Siis tänaseks ma soovin ikkagi meid kõiki kiita ja õnnitleda, et me näeme, et see jõgi voolab, asjad liiguvad ja arenevad. Et suured arendused, mis ohustavad meie elukeskkonda, meie loodust, meie põhjavett, ei ole sellise hooga enam edasi minevad. Küll on ka see lugu, et tundub, et meie vastaspool siis, kellega me vestluses oleme, dialoogis, keskvõim, sealt tuleb aga signaal, et kiirendame protsessi, lihtsustame menetlusi, teeme uusi seadusi ja ka selliseid ideoloogilisi propagandistlikke artikleid, et kõik on justkui hästi, et vaadake paberil, me tegime siin mõõtmisi või lugesime mingeid artikleid, et kõik on hästi, ei ohusta tervist või loodust, et paberil on kõik korras, ärge muretseda. Aga kahjuks on meie õnneks on nii, et teaduslik debatt on avatud ja erapooletu ja küsija suu pihta ei lööda. Et kui keegi ütleb, et usalda teadust, ära ole rändaktivist või muude sõnadega teid kuidagi lahterdab, siis tegelikult küsimustega tehaksegi teadust. Kui te armsad inimesed jätaksite selle meelde, et kui hüpoteesi suudad ümber lükata, siis see hüpoteesi peab vett. Ja teadustööd, mis on tehtud, kas siis tuulegeneraatorite negatiivse mõjuga looduskeskkonnale, eks hiinlaste suurim uuring, maailma suurim uuring 2020 avaldatud, mis hõlmas üle 100 000 tuuliku ja järeldas siis, et tuuleparkide, tuulegeneraatorite lähedal kogu biomassi juurdekasv väheneb. Meil on arvukalt uurimusi, erinevaid loomkatseid, Rootsi veterinaaria ajakirjas teaduslikus publikatsioonis avaldatud haudemunade suremuse protsent kuskil üle 90% kilomeetri raadiusest tuulikutest. Ja neid näiteid on nii palju. Ma olen ise saatnud meie omavalitsusele kui kõikidele omavalitsustele üle Eesti, kus mingid määra tuuleenergia arendusega tegeletakse. Oma ettekanded, siis, mis ma tegin meie vallas, Järva vallas, koos selle PowerPointiga, kus on siis üle 35 erinevast teadustöödest, mis näitavad, et kas infraheli on kahjulik või et inimesed kolivad ära, et see ei ole midagi, mida saaks lihtsalt ümber lükata, et ma teen nüüd ühe uue uurimuse, kus ei ole võib-olla õiget probleemi püstitust või metoodikat kasutatud. Ja kui sellelt nüüd tuua mingi järeldus, et kõik on hästi, et antaks me lihtsalt ei usu. Ja need, kes lihtsalt seda läbi suruvad ja tahavad küsimustele vastamata jätta, protsesse kiirendada, on meie silmis oma usalduse kaotanud. Ja mida me siis teeme? Põlisrahva liikumine tundub täpselt see võimalus, kuidas oma maal juriidiliselt rohkem kanda kinnitada, seda peremehe õigust Eestimaa rahvana. Nende rahvastega, kes me oleme siin olnud juba
nii kaugele, kui keegi mäletab. Ja, no siin on erinevaid jah, 9000, 10 000, 12 000 aastat on väidetud või on öeldud. Et ja ega, vabandust, ma nüüd võib-olla katkestan sul mõttelõnga, et üks asi on see, et mis on juriidiliselt, aga teine asi on see, mis on ju see nii-öelda juuretunne. Mina ju tean, Eerik, sinu juured on Järvamaal tugevalt maas, et võib-olla räägid sellest ka paari sõnaga. Et see ei ole ju ainult see, et vaata, meid on viidud põlisrahvana, põlisrahvastena olukorda, kus me peame olema pidevalt rusikad püsti ja ennast kaitsma. Me oleme pandud või sunnitud olema sellises võitluses ja siin kommete, tavade, traditsioonisega või siis lihtsalt elamisega on väga vähe aega üldse tegeleda. Nüüd oli mitu teemat siin, et ma lasen sul siis vastata. Esimene oli see juure või ütleme see taust sinule endale, et Järvamaaga seos. Jaa, et mina sündisin, kasvasin, käisin koolis Järvamaal, Koerus ja kui ma vaatan siis oma esiisasid, siis nemad on kõik siit Koerus siis kolinud 30-ndatel enne seda Järva-Jaanist, nende vana-vana-vana-vana-vanaisad Järva-Jaani, enne seda veel Järva Peetri, Vodja, et nii kaugele, kui ma leian oma esivanemad on siit pärit. Ma räägin seda keelt, mis me räägime siin miljonikesi. Pean pühaks seda maad ja loodust ja tahan, et ka minu lastele jääks ilus maa ja kultuur ja õitsev kogukond. Et kui ma näen, et see liigub siis nagu vales suunas võib-olla üldises mastaabis, et need otsused, mida meie eest justkui tahetakse teha, viivad meid siis hävingukursile. Muidugi mul tuleb seista selle eest ja suu lahti teha ja see on meie kõigi kohus. Kui meie ei tee seda, siis kes see teeb, et kes see kaitseb meie pärimust, kultuuri, keelt, meie õigust olla siis peremehed omal maal. Et ma arvan, et see on iga mehe kohus ja kellel süda on õiges kohas, siis siin ei ole nagu palju isegi vaielda. Me võtame selle oma juure, oma päritolu, kust me tuleme ja selle vist nagu sülitame või seda pühaks ei pea, siis öeldakse, et kes oma minevikku ei väärtusta või ei tea, see elab ka ilma tulevikuta, et siis selle rahvuse ja keele ja kultuuri hääbumine on nagu jäetud nagu justkui juhuse hooleks. Et kui meie ei ole need kultuurikandjad ja kultuuri ehitajad täna, siis kes see on? Ja kui te märkate, et meid on nagu võib-olla vähemuses, kes sellest hoolivad, seda suurem on see kaal ja tähtsus sellele, et meie võtaksime selle kätte ja teeksime midagi. Tooksime oma inimesed oma küladest, kogukondadest kokku ja mõtleksime ühes koos, et mida me siis päriselt tahame, mida me lubame, kuhu maani läheb meie nagu see usk, et meil on võimu ja väge ja jõudu seista enda õiguste ja maa ja tuleviku eest. Või oleme me selle kaotanud, eks? Kus kellel? Ja kui ehitada tugev kogukond, kui seda ei ole, siis on vaja ta ehitada vist midagi sellist, mis hoiab oma pärandit, siis samal ajal olles siis avatud muutustele ja arengule, et siis tegelikult selline kogukond ongi või võib olla selline elu- ja kultuuri jõud. Et ja sa rääkisid hästi palju nendest tuulikutest, et nende tuulikute koha pealt mul siin on märkmed, mis ma tahtsin siin öelda, on see, et inimtegevus isegi rohepöörde nimel võib rikkuda selle, mis on looduslik, vaikne ja esteetiliselt puutumatu. Et tuulikud, kui me räägime tuulikutest, need on 250-300 meetri kõrgused, jah? Et nad on visuaalselt domineerivad. Üks asi on, või ta on muidugi oluline asi, on kõik need helid, on ta siis infraheli ja muud asjad, aga
see 300 meetrit, et kui kõrge, Erik, oskad sa pakkuda, on üks selline täiskasvanud puu? Sõltub puust, eks, aga ütleme, et 30 meetrit, nii rohkem, nii vähem. Et pange sinna nüüd see 300 meetrit kõrvale ja et see on jah, jube ja need tuulikud muudavad maastikutunnetust, vaateid ja nii on. See on jube, aga nüüd võib-olla siis, tahad sa veel midagi siia nüüd öelda, siis läheme selle 19. kuupäeva peale? Jaa, natuke lisaks, et see tuuliku teema on see, kus minul nagu mõõt täis sai, sest et reaalselt ma tunnen, et nad panevad siukse asja sinna püsti, peaks kaevama sellise augu maaste, panema siin 2000 tonni betooni ja see post on põhimõtteliselt terve, ma arvan, 30-40 aastat, kes see sealt maha võtab, et see demonteerimine maksab ka tohutult ja kuna ma mõistan siis mida heli inimesega teeb ja ka madalsageduseks, ma ütlen, et infraheli tegelikult me ei saa kaugemale vaadata, me ei saa minna edasi nende teemadega. Ja see on see, kuhu see koer on maetud, see impulsiline infraheli, mis on ka normi piires tervist, und ja seda meelerahu häirib tõestatult rahvusvaheliselt teadustöödega. Ja seda nad ignoreerivad, et see on lihtsalt see algus, aga kui me lähme sinna põlisrahva esinduskogu ja põlisrahva enesemääratluse juurde ja selle väljatulekuni juurde, siis see muidugi on pikem, et see tuuliku asi ja fosforiidi kaevandamise vastu seismine oma maa ja looduskeskkonna ressursside eest seismine, see on lihtsalt esimene samm. Et tõesti nüüd kogukonnad, meil on juba palju kogukondi ja mõned külad on vägagi elava kultuurielu ja niisuguse kogukonna tunnetusega. Teises kohas on see võib-olla juba peaaegu välja surnud ja meil oleks tarvis seda taas elustada. Ja see on meie põlvkonna teha, meie kätes, eks. Et põlisrahva liikumine lihtsalt annab meile nagu võimaluse ühendada selle kogukonna, ütlen ka sellise ajaloolise õigusega olla omal maal peremees. Täna Eesti riik ei tunnista, et Eestis oleks üldse põlisrahvad. 0. Ja siin ongi mitte ainult õigused, vaid ka siin on huvid, õigused ja sidemed selle maaga, eks, et riigi poliitika on seadnud ju esikohale tööstuslikud arendused ja kõik. Et ikkagi, jah, olgu, ma lasen sulle edasi rääkida. Just huvid, õigused ja sidemed selle oma maaga. Jah. Kes siis võtavad sõna, et tuleb kaaluda neid ettevõtjate huvi ja kohaliku kogukonna huvi, et mõlemad tuleb kaaluda. Aga tegelikult, kui sa mõtled, et meil on päriselt rahva võim, rahvas on esikohal ja esindajad peaksid esindama meie huve, mitte kellegi teise võõra välismaa fondi huve. Isegi kui nad on palganud kõva raha eest endale kukked, kes räägivad meiega sama keelt ja on justkui meie naabrid, siis me ei saa lubada neil reeta oma rahvast ja müüa ära meie maa kõik, et võib-olla siis noored pered ei saagi enam midagi omada võib-olla 20 aasta pärast. Et sul ei ole võimalus, sa pead minema nende ette nähtud rada, käima seal tööl, võtma kõik need süstid, mis nad sulle käsivad näiteks, ja omama kiipnahal või mis iganes dystoopiline mudel erinevad inimesed on välja pannud, et vaadake, kuhu meid äkki viiakse. No just, ja meil on ju... Sellised asjad saab välistada, see on meie öelda. Kas see oli Põltsamaal, soovitaks need tuulikud püstitada hiide? Jah. Et me ei kujuta täna ette mitte keegi, et keegi teeks näiteks Rakvere linnas asuvasse kirikusse, hakkaks seal saia tootma. Teeks saia tootmissehhi. Riik ütleb, et nii oleks normaalne, sest meil on saia vaja. See on välistatud, eks? Nojah, see ongi selline kurb loolisus, et riik on just oma rahvast nagu kaugenenud. Ja tegelikult me ei ole siin, ma ütleks, et ärme ole rusikad püsti, kui vaja, siis oleme, aga pigem ikkagi teeme seda nagu sellel rahumeelsel vägivallatu vastupanu, aga selles vankumatus usus ja tahte.
et me teame, kes me oleme, me teame, milline on meie sisemine jõud ja vägi ja õigused, inimõigused kas või. Ja me seisame nende eest, et me ei lase endale lihtsalt nagu pähe astuda, kui tulevad, ongi välismaa korporatsioonid, valdavalt on, kes siis on huvitatud meie sellest maavaradest või et need tuulegeneraatorid siin panna ja toota siis kas vesinikku või odavat energiat meie subsiidiumite peale ja saata seda kuskile välismaale. Et need on igatepidi väga halvad plaanid. Aga põlisrahva liikumine annab meile sellise võimaluse ja ma julgustan, sa rääkisid Põltsamaast, ma olen selle tuulikute vastase liikumisega ka põgusalt rohkem seotud olnud, siis Põltsamaal just seal Tõivere Hiie lähedal Tapikus on väga tugev kogukond ja külaelu. Nemad on küll selle maarahva platvormi järgi Viljandimaa põlisrahvast. Kunagine Põltsamaa kihelkond kuulub sinna, ja Viljandimaal elab nii palju vägevaid inimesi, keda ma tean, et ma loodan, et ka Viljandimaa põline Takala rahvas võtab selle järje üles ja kuulutab ka, et me oleme olemas, me oleme siit pärit ja me oleme need oma esivanemate õiglusjärglased, õigusjärgsed, me oleme see Eestimaa rahvas siin. Me oleme olemas ja me seisame oma looduse ja ka põhiseaduses. See on Eesti rahvuslik rikkus, me ei luba seda lihtsalt maha parseldada. Ka oma kaasmaalastel mitte, kui neil hästi makstakse või muud moodi mõjutatakse neid. Et mida rohkem meid on, mida ühtsemad me oleme, et kui me ei lasku sellistesse väikestesse nagu detailidesse ja lähe omavahel kakkema, sest see on võib-olla see, mis on Eesti rahvastel nagu suurim väljakutse olnud seni, et me oleme nii isepäised ja tahame vaielda omavahel ja siis ei taha koostööd teha, aga kui oht on ühine, näiteks, et kuulge, meid ohustab see, et meie järeltulevatel põlvedel ei ole võib-olla 1000 aastaid puhast radoonivaba põhjavett, et kui nad hakkavad seal fosforiiti näiteks kaevandama ja muud metalle. Et siis normaalne inimene tegelikult saab aru, et see on nagu reaalne oht ja see on sinu kohustus ka hoolimata ebamugavast tundest või keegi hakkab su renomeed siis kuidagi mustama, et see hirm sellest repressioonidest, nõukogude ajast või kõigest sellest orjaikkest. 1000 aastat kaumeid on siin anartatud. Et see hirm on võib-olla suur, aga kui oht ja väljavaated, vait olemise väljavaated on nagu nii kehvad, siis paratamatult üks hetk prahvatab ilm ja kõik kirjud löövad lõkendama lausa 2 otsale. Et tuleb tulla välja ja teha suu lahti ja leida põlisrahva liikumisel, ma ütlen, et leiame need kogukonnad, need külaliikumised, mis juba on olemas ja seletame neile ära, et miks et te mõistate, et meie olemegi see põlisrahvas siin. Räägime eesti keelt, me oleme siit pärit, kus su juured on, vaata, ja et meil on õigusi rohkem, kui te arvate. Et seisame selle eest üheskoos. Ja tuleme kokku ja räägime, et mida me päriselt tahame, et loome seda osalusdemokraatiat siit alt üles, rohujuure tasandilt. Et kui külas ja siis kihelkonna tasandil meil on ühised eesmärgid, ühine siht, et me tahame seista oma inimeste õiguste ja looduse ja selle tõelise rikkuse eest, mis meil on, puhas joogivesi. Palju maailmas seda järgi on? Ja. See ei ole nii iseenesest mõistetud. Ärge võtke kergekäeliselt seda. Et see võiks olla see nagu küte, mis meid üles äratab siis ja mobiliseerib sellele, et võib-olla tõesti oleks vaja saata kirju omavalitsusesse või ministeeriumisse või tulla kohale ja näha neid teisi põliseid. Võib-olla olete natuke kibedad üksteisega, aga saate aru, et meil on ühine eesmärk oma lastele pakkuda midagi paremat kui see, mis siis valitsus pakub. Et see on meie teha. Jaa, see on meie teha, aga konkreetselt siis 19. aprillil Koerus, mis see täpne koht on, kellaaeg ja kas inimesed saavad kuidagi moodi sinuga ühendust võtta, kui tekib küsimusi või on mingid platvormid, kus kaudu? Meil oli see maarahva platvorm, kus kaudu minunigi jõudsid need, kes on juba ennast registreerinud
mina ka kunagi registreerisin ära, see nimi ei jõudnud minuni, ehk siis vahepeal on võib-olla sealt natukene kaduma läinud. Et kui ma ei ole teiega ühendust võtnud juba, siis täitke see uuesti, näiteks maarahvas.ee see taotlus või siis kirjutage mulle Facebooki või Timole ja öelge, et te tahate kaasa lüüa. Ja meile tuleb ka külalisi teistelt Eestimaa piirkondadest põlisrahva esindajaid, keda siis, ma ei tea, kas me võime nimed välja õigata, kes on nõus olnud või mitte. Ärme praegu veel seda tee võib-olla. Ärme õita. Jah, et aga et me saame, esiteks eesmärk on moodustada siis kihelkondade kaupa tuumrühmad, et see demokraatlik nagu see kogukondlik rohujuure tasandi osalusdemokraatia hakkaks päriselt toimima, siis altpoolt üles moodustame need tuumrühmad, loodame, et jõuame, kui ei jõua, siis loome aluse selleks, et me saaks seda teha ja liikuda selle enesemääramise manifesti ja deklaratsioonini. Me oleme olemas, kes me oleme, mis on meie siht ja ütleme, et see siht ei ole mingisugune vastandumine. Kui vaja, siis aga just ühine, et meie maade rahvastel, põlistel ja järvakatel on õigus siin maal elada ja öelda, mis on lubatud ja mis ei ole, kuidas seda loodust siin meie kandis hoidma peab, pühaks pidama peab, mitte kuskilt Brüsselist või Tallinnast käsukorras majandama peab ja maha võtma kõik metsad ja üles kaevama kõik kruus ja liiv ja fosforit ja inimestel kaevud tühjad. Et kui Kross Viljandist nüüd hakkas seda spaad ehitame, siis inimestel põhjavesi langes 2 meetrit kaevust. Ja see ei olnud sügav vundament. Kui te mõtlete nüüd ühe tuuliku vundament, on umbes sama sügav võib-olla. Ja kaevandusest rääkimata. Kaevandusest rääkimata. Et nii ta on, see on nagu tõsine teema ja kes on huvitatud siis lööma kaasa põlisrahva õiguste eest seismisega. Isegi kui sa ei oled siia sisse rännanud, aga identifitseerid kui põline identiteet, sa pead ennast põliseks järvakaks, siis ikkagi tule ja löö kaasa, et need tuumrühma liikmed, need, kes on siis ka kaugele oma esivanemaid uurinud ja leiavad, näed, siit me olemegi pärit 100 aastat tagasi ja rohkem, et siin mu vana-vanaisa elas või vana-vana-vanaisa, siis see lihtsalt annab meile võimalusi, nagu saarlased praegu selle meretuuleparkide vastu seisavad. Et mis tahes arendus võiks tulla ülevalt poolt alla, mis tegelikult inimestele ja kogukonnale ei sobi. See annab natukene suurema võimaluse juriidiliselt seista selle eest. Sellepärast kogukonnad, kes juba on aktiivsed, võiksid tulla ja liituda meiega, et üheskoos nagu ka seista selliste suurarenduste ja repressioonide vastu, mis meie oma riigi sees võivad toimuda. Jaa. Nii, 19. aprill 2025 kell 11.00 ja see koht on? Koerus selle Pubi ja Nuusekäo pargis või sees vaatama, kuidas ilm on. Jaa. Et võib tulla ka kaasa mõtlema, kaasa elama, et selline tore rahumeelne mõttekaaslaste ja põliste järvakate sünniloole kaasa elama, sest me tuleme nagu tuhast, me rääkisime ka sinu ja Lembituga, siis löötes hästi, et see on üle 800 aasta esimene kord, kui luuakse taaskord põlisrahva, Järvamaa põlisrahva esinduskogu. Pannakse alus sellele, et selles suhtes, et see on märgiline on ta küll. Märgiline kindlasti ja aeg on ka märgiline praegu. Jaa, super, kuule, aga ega ma ei tea, põhiasjad said nüüd korda. Eerikuga saab Facebooki teel ühendust võtta, minuga samamoodi. Ma ei oskagi siia midagi lisada, kui sina ise midagi lisada ei soovi. Ma lihtsalt soovin kõigile mõnusat kevadet ja päikest südamest
et hoidke suunurgad üleval, lootus kõrgel ja helistage ja rääkige ja mõtleme kaasa, helistage saatesse, jagage Ungla rahva häält, saatke Timole õnnistusi ja toetust, sa teed megatööd. Aitäh sulle! Aitäh sulle, Eerik, ja olgu, õnne on veel vara soovida. Järgmine, küll me näeme, jah, aitäh sulle, Eerik! Nii palju ma saan öelda, et kõik need inimesed, kes on siis läbi Maarahva platvormi teinud avalduse, ühesõnaga esitanud siis soovi põlisrahva liikumisega liituda, tegemistes kaasa lüüa, need inimesed saavad siis kas telefonikõne või meili peale teate. Ma tean seda, et Eerik on läbi helistanud viimase nädala jooksul kümneid ja kümneid inimesi. Oleme pidanud siin minu juures 2 või 3 koosolekut pikka ja järgmine nädal 19. aprill 2025 kell 11.00 Jalune Kägu on selline kõrts koerus ja seal me siis näeme. Mina olen seal virulasena kindlasti kohal toetamas järvalasi nende tegemistes.